Narvas sel aastal esmakordselt toimub suur rahvusvaheline festival, millised kindlasti selles linnas pole varem olnud. See tähendab seda, et 4 päeva täis muusikat, rõõmu ja väga toredaid emotsioone. Ja just Narva linnas kahe maailma piiril sellises fantastilises kohas, nagu seda on Narva Linnuse hoovis. 4 päeva, nagu ma juba ütlesin, ainult rahvusvahelised kõige tuntumad artistid, mis Läänemere riikidest saavad meile tulla. Need on Eurovisiooni võitjad oma riikidest, nii Rootsist, Norrast, kui ma loodan ka Taanist. Need on ka rahvusvaheliselt tuntud dirigent Kristjan Järvi koos oma Baltic Philharmonic orkestriga. Ja kindlasti seal on palju Eesti muusikuid, on Venemaa staare. Kava on praegu osaliselt avalikustatud ja täna meil on siis pressikonverents, kus me natuke sellest räägime. Ja esineb üks meie Eesti headlineritest või siis peaesinejatest ensemble Curly Strings. Mõni aeg tagasi, kui me Olegiga Narvas kohtusime ja pärast seda, kui ma nägin, kuidas ta tegi idee džassi ja kui pühendunud organisaator ta on juba hea muusikalise maitsega, siis ma küsisin, et kas sul on veel mõtteid, mida võib-olla teha Ida-Virus Narvas eriti juubeliastel. Ja siis ta ütles, et tal on üks mõte olnud juba ammu tegelikult ja tema soov on teha selline muusikafestival, kus oleks ühendatud selline kvaliteet, selline rahvasõbralikkus ja suvi. Ja see kujutlus ka, et ta paneb selle sõitma laevad seal, et Narva on ju tegelikult ikkagi nagu veelinn ja ennäe, mõtleski ta välja selle ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond leidis, et see on super mõte, nii et me oleme üks tema toetajaid ja mida ma põhiliselt loodan, et see esimene kord nüüd ei jää viimaseks, vaid et Ida-Viru ja Narva saavadki endale juurde nüüd ühe suure korraliku võimsa suvise muusikafestivali, milleks on kõik võimalused tegelikult olemas.